No läksin siin uuele töökohale. Ja kuna olin vist hea töötaja, siis saadeti kohe lähetusse. Soome. 8 nädalaks Kuopiosse. Ma polnud varem Soomes käinud, muidugi ma tahtsin minna. Ei lugenud isegi lepingut läbi, kui alla kirjutasin. Ja see oli nii keerulist teksti täis, et mul ei oleks niikuinii aega olnud, et sinna süveneda. Aga leping oli muidu ise korralik. Paberil ja puha ja kirjalikult kohe, see oli korralik. Sõlmi alati kirjalik leping. Ja tegelikult on veel mõned olulised asjad, mida enne lepingu sõlmimist tasuks uurida. Näiteks, mis riigi õigus sellele lepingule laieneb? Eesti või lähetuskohamaa õigus? Millest see sõltub? See sõltub eelkõige tööandja ja töötaja tahtest, kuid ka sellest, kus töötaja harilikult oma tööd teeb. Isegi kui ta ajutiselt töötab mõnes teises riigis. Aga kui töötaja töö ongi pidevalt ringi reisida, siis tuleks valida selle riigi õigus, kus asub tööandja tegevuskoht, mille kaudu töötaja on tööle võetud, ehk Eesti tööandjaga töölepingu sõlmimisel Eesti õigus, töötaja ja tööandja vahel kokku lepitud õigusele vaatamata kohalduvad siiski alati sihtkohariigi kohustuslikud õigusaktid, millega on kindlaks määratud näiteks töökeskkonna tingimused või maksuküsimuste lahendamine. Aga üks hea koht, kus välisriigi õiguse kohta infot saada, on EURES. Seal on lühikokkuvõte elu ja töötingimuste kohta Euroopa majandusühendusse kuuluvates riikides. Aga teistesse riikidesse minnes tuleks eelnevalt ühendust võtta sihtkohariigi saatkonnaga. Mis välisriigi õiguse kohaldamine töölepingule endaga kaasa toob? Sellest võivad oleneda töötaja sotsiaalsed tagatised välisriigis viibimise ajal, kuid ka hiljem. Kas ja kuhu makstakse maksud, kas Eestis või välismaal ja mis õigused sellega kaasnevad? Seda saab uurida Maksu- ja Tolliametilt www.emta.ee. Ja mis siis saab, kui töötaja jääb välismaal viibides haigeks? Kas ta peab koju naasema või saab välismaal arstiabi või peab ise ravikulud kandma? Seda mina kahjuks ei teadnud, aga oleks saanud lugeda Eesti Haigekassa kodulehelt haigekassa.ee. Igal juhul. Need kohad käisin ma läbi, kuid oma lepingut ma ikka päris korralikult läbi ei lugenud. Ja sealt need põhilised probleemid tulidki. Kuna sekretär oli puhkusel, siis broneerisin oma hotelli ise. Ja võtsin ikka normaalse hotelli. Kesklinnas ja hea vaade ja söök toodi alati tuppa ja šampoonid ja juuksepalsamid ja kõik oli hinna sees. Ja basseini ääres oli isegi solaarium. Iga päev võisin tasuta käia. Tõesti, ei ütle ühtegi halba sõna. Ja kuna nädalavahetused olid mul vabad, siis mõtlesin, et käin kodus Eestis ära. Naabri Elmol oli sünnipäev ja mõtlesin, et oleks tore. Rongi ja laevaga oleks nii kaua läinud, et mõtlesin, et lähen lennukiga. Aga nädalavahetusel otse lende Eestisse polnud. Nii et pidin läbi Barcelona minema. Kuid see oli ikka kiirem kui rongis ja laevas loksuda. Tagasi pidin samamoodi tulema. Polnudki varem lennukiga sõitnud, päris kihvt oli. Ilusat kuu aega oli. Sain palju sõpru ja tööasjad läksid ka päris hästi. Minu arust. Aga kui tagasi jõudsin, siis selgus äkki, et olen enda teadmata mitme pahandusega hakkama saanud. Esiteks, lepingus oli selgelt kirjas, et hotelli maksumus võib olla kuni 80 € ööpäev. Mul oli tõesti natuke rohkem. 640 € päev. Pluss minibaar ja toateenindus.
640 eurot ööpäev, mis teeb kokku 8960 eurot 2 nädala eest. Pluss 3400 eurot toateeninduse ja muude lisandite eest. No see ei olnud võrreldes toa hinnaga nii palju, et sellepärast peaks kohe numbrit tegema. Palun. Kaabeltelevisioon, 5 pudelit šampust, vaiba keemiline puhastus, lõhutud vannikardi, hommikusöök 6-le, solaar, diivani keemiline puhastus. Ja siis veel lennupiletid Tallinnasse ja tagasi, läbi Barcelona, 2 nädalavahetusel. Tuli välja, et tegelikult ma ei saanudki tööandja kulul kodus käia, aga ma ei teadnud seda. No, see oli vist lepingus seal kusagil kirjas. Teisel lehel. Ja veel 3 nädalat hiljem tuli Soome haigekassalt arve 2000 eurole. See läks mul täitsa meelest ära. No. Ühel õhtul tähistasime natuke poistega Jussi ja Kaleva juures ja no ütleme nii, et kukkusin trepist ja murdsin jala. Mitme klambri ja kruviga pandi kinni. Siiani siin sees. Ma ei teadnudki, et sealt veel üldse mingi arve tuleb. Sellepärast ma seda Tiinale ei maininudki ja et nii kallid kruvid. See oli kõik varem läbi räägitud ja lepingus kirjas. Seda nõuab ka töölepingu seaduse paragrahv 6 lõige 8. Kõik oli varem ilusti läbi räägitud. Lisaks eelnevale ka see, et kas töötajal on õigus Eestis kehtestatud lähetuse päevarahale või mitte. Vallo saadeti välismaale ajutiselt. Tema tavapärane töötamise koht on Eestis. Siis tal on õigus päevarahale, mis on 22,37 eurot päevas. Ja seda lisaks kokku lepitud töötasule. 22,37 eurot päevas. No kuulge, teate te palju Barcelona lennujaamas tass kohvi maksab? Meie firmas on kõik alati seaduste järgi käinud ja kunagi varem pole probleeme olnud. Olgu siis lähetatud töötaja Euroopa Liidus või lihtsalt töölähetus. Eestis kehtiva töölepingu seaduse järgi viibib töötaja töölähetuses juhul, kui tööandja saadab ta tööülesandeid täitma tema tavapärasest töötamise kohast erinevasse kohta. Euroopa Liidu direktiivi 9671 EÜE lähetatud töötajate kohta aga ei eelda, et ajutine töö tegemise asukoht peab jääma väljaspoole töölepingus sisalduvast asukohast. Oleks mulle vähemalt ettemaksegi tehtud või? Eestis kehtiva töölepingu seaduse kohaselt on töötajal õigus nõuda töölähetusega kaasnevate võimalike tekkivate kulude hüvitamiseks ettemaksu. Vallo seda aga ei küsinud. No unustasin. Nad oleksid võinud näiteks ise selle peale tulla ja mult küsida. Soome on väga kallis maa. Kas tööandja poolt pakutav töötasu on piisavalt suur, et sellega lähetuskoha riigis hakkama saada? Kui töötaja on vaadeldav Euroopa Liidu direktiivi mõistes lähetatud töötajana, siis peab tööandja tagama talle kõik sihtkohariigi lähetatud töötajate töötingimused. Nii me ka tegime. Ja töötasu makstakse sihtkohariigi vääringus. Eurodes siis antud juhul. Mis veel oli Vallol oluline teada? Kus on töötamise koht? Ja kes tagab töötaja välisriigis viibimise ajal töökeskkonna nõuete täitmist? See oli kõik enne minekut teada. Nii nagu peab. No olgu, võib-olla läksid tõesti asjad natukene käest ära, sest tööd oli palju. Jaa, hoopis rohkem kui ma arvasin ja ma arvan, et see oligi see, mis mind segadusse ajaski. Kust saada abi, kui asjad ei toimi? Kui välismaal selgub, et pakutud töö ei vasta töölepinguga kindlaks määratud tingimustele, tuleb kohe ühendust võtta töökoha vahendanud ettevõtte või isikuga. Samuti tuleb pöörduda asukoha riigi pädeva asutuse poole, kes tegeleb töötingimuste kontrolliga.
Infot selle kohta võib leida taaskord näiteks Euresi võrgustiku kaudu. Kuriteo ohvriks langemise korral tuleb koheselt ühendust võtta kohaliku politseiga. Seda ma tean, et politseisse peab helistama, kui midagi kriminaalset juhtub ja veel seda, et välismaale tööle minnes ära anna oma dokumenti kunagi võõrastele inimestele ära. Mitte kunagi. No seda ma õnneks ei teinud ka. Mul kadus see lihtsalt ära. Tagasi teel laevas. No ma loodan, et me saame Valloga need asjad siin niimoodi omavahel lahendatud, et ei pea kohtusse või töövaidluskomisjoni minema. Muidu on nii, et vaidluse lahendamise koht ja lahendav organ sõltub lepinguga kokkulepitud õiguse valikust. Vaidlus saab lahendada nii tööandja asukohariigis kui ka töötamise kohariigis. Ja Eestis lahendavad töövaidlusi töövaidluskomisjonid ja kohtud. Aga ma loodan, et sinnani see asi ei lähe. Kohtut ja töövaidluskomisjoni siin küll vaja ei ole. Täiskasvanud inimesed, saame ikka omavahel need asjad aetud ja ikka juhtub ju. Noh, mis ma siis õppisin? No, ma õppisin, et enne välismaale tööle asumist uuri, millise riigi õigus välismaal töötamisele kohaldub ja mis see endaga kaasa toob. Uuri, millised maksekohustused välismaal töötamisega kaasnevad. Uuri, mis saab, kui välismaal haigestud. Uuri juba eelnevalt, kuhu pöörduda, kui vajad välismaal abi. Räägi läbi lähetusse mineku ja sealt naasmise tingimused. Räägi läbi töötasu ja päevaraha maksmise tingimused. Räägi läbi elamistingimused välismaal. Sõlmi kirjalik tööleping. No, eks ma järgmine kord olen targem ja loen lepingu ka läbi, enne kui ma alla kirjutan. No jõulupreemiaid sel aastal keegi meil kahjuks ei saa.